Sõda Ukrainas on muutnud paljusid kaasaegse sõjapidamise pikaajalisi reaalsusi. Relvasüsteemid, mis aastakümneid lahinguväljal domineerisid, ei avalda enam päris sama mõju. Uued ja arenevad süsteemid asendavad neid järk-järgult kõige tõhusamate võitlusvahenditena. See muutus on eriti märgatav iga armee pikaajalise tugitala puhul, milleks on tank, tingimusel, et neid suudetakse toota või hankida. Ajastul, mida üha enam iseloomustavad autonoomsed süsteemid, tehisintellektil põhinev sihtimine, kõikjal leviv jälgimine ja täppislöökidega sõjapidamine, on tankimaine Ukraina lahinguväljadel tõsiselt kannatada saanud. Eriti on väikeste, odavate ja väga manööverdatavate ründedroonide ulatuslik kasutamine muutnud paljud tankide varasemad eelised suuresti aegunuks. Aga see kõik on kohe muutumas. Ameerika Ühendriigid on hiljuti tutvustanud uut tanki, mis on loodud tänapäeva lahinguvälja väljakutsetega toimetulemiseks ja tankide üleoleku taastamiseks tuleviku lahinguväljadel, Abrams M1E3. Siin on selle viimase USA soomusinnovatsiooni taustalugu ja põhjus, miks iga sõjavägi maailmas jälgib seda kadedusega. Abramsi tank on muidugi olnud USA relvajõudude põhiline lahingutank juba mitu aastakümmet. Algselt 1980 aastal kasutusele võetud tanki on aastate jooksul pidevalt uuendatud ja kohandatud, et püsida sammu areneva tehnoloogia ja lahinguvälja nõudmistega. Praegune versioon M1A2 SEP V3, mida nimetatakse ka M1A2C-ks, jõudis teenistusse umbes 2017. aastal. See variant koos veidi vanema M1A2 SEP V2-ga läbib praegu uusimat moderniseerimisprogrammi. Tankidele paigaldapakse trophy-süsteemi paigaldusvalmidusega kaitsesüsteemide integratsioon, täiustatud torni stabiliseerimine, pardaarvutisüsteemi tahvelarvutid, teise põlvkonna kaardid, kaitsearhitektuur ja palju muud. Programm jätkub seni, kuni arendatakse uut M1E3, mis on mõeldud neid lõpuks asendama. Aga ärge tehke selles osas viga. M1E3 on selle legendaarse tanki jaoks suur samm edasi. Seda seetõttu, et uus versioon on põhjalikult ümber kujundatud, et edukalt toime tulla tuleviku lahinguväljadel. Täpsemalt öeldes on M1E3 mõeldud muutma seda, kuidas rasked soomusjõud tegutsevad lahinguväljadel, mida üha enam domineerivad tiirlev ründemoon, FPV ründedroonid, kaugmaa täppistuli ja pidev õhuluure. Ja just sellepärast jälgivad maailma sõjaväed neid arenguid nii tähelepanelikult. Kõik on meeleheitlikult püüdnud uute reaalsustega kohaneda, kuid M1E3 näib pakkuvat toimivat lahendust. Üks asi on pärast tootmist paaniliselt pairaldada tankidele ajutisi lahendusi, nagu köhapuure, miinitraale ja droonisignaali segajaid, et parandada nende ellujäämisvõimet uute ohtude vastu. Aga M1E3 on loodud selliste ülimoodsate lahenduste integreerimiseks juba algusest peale. Alustuseks lahendab see ühe peamise õppetunni, mis saadi tankisõjast Ukrainas. Raskem ei tähenda alati paremat. Raskematel platvormidel on kindlasti omad eelised. Need suudavad mahutada paksemaid soomuspakette ja ulatuslikke modulaarseid lisasid, nagu Tusk linnalahingu ellujäämiskomplektid, ilma konstruktsiooni tugevust ohverdamata. Need rasked lisad pakuvad oluliselt suuremat vastupidavust kineetilise energia läbistajate ja keemilise energia laengute vastu võrreldes kergemate konstruktsioonidega. Raskem platvorm tähendab ka seda, et saad paigaldada võimsamaid relvi. Lisamass neelab nende suurema kaliibriga relvade tohutu tagasilöögi tõhusamalt, võimaldades kiirel tulistamisel suuremat täpsust ning kuivades, õuastes tingimustes on need ületamatud. Kuid nende eelistega kaasneb suur puudus – liikuvus. Ida-Ukraina pehmetes mudastes tingimustes on raskekaalulised tankid nagu Ühendkuningriigi Challenger osutunud kergesti kinni jäävaks. Üle 70-tonnised tankid ei saa sageli ilma inseneritoeta ületada tsiviilsildu Euroopas või Aasias. Tulevaste operatsioonide suure tõenäosusega Ida-Euroopas ja Indo-Vaikse ookeani piirkonnas muudavad need tegurid logistika oluliselt keerulisemaks. Seega, olles üks raskemaid lahingtanke teenistuses, ei sobi M1A2 SEP V3 lihtsalt nendesse piirkondadesse eriti hästi. Nende täielikult relvastatud baasraskus on umbes 73,6 lühikest tonni, kuid tegelik kaal ületab sageli 74 tonni, kui paigaldatud on kõik linnalahingu ellujäämiskomplektid ja aktiivkaitsesüsteemid. Mõned vanemad versioonid võivad pärast moderniseeritud soomuse, sensorite ja raskemate relvade lisamist kaaluda koguni 80 tonni. Ainsa teised kaasaegsed lahingutankid samas kaaluklassis on Briti Challenger 3 ja Türgi Altai, vastavalt 73 ja 72 tonni.
Enamik tänapäevaseid lääne tanke on raskusastmelt ühe taseme võrra kergemad, jäädes 65–67 tonni vahemikku. Näiteks Saksamaa uusim Leopard tank 2A7+, kaalub umbes 67 tonni ning Iisraeli Merkava MK4M kaalub umbes 65 tonni. Tegelikult on tänu soomustehnoloogia uuendustele selge suundumus järgmise põlvkonna lahingutankide puhul veelgi kergema kaalu poole. Lõuna-Korea K2 Black Panther kaalub umbes 55 tonni ning Hiina Type 99A kaalub umbes 57 tonni, sama palju kui tulevane Prantsuse Leclerc XLR. Ja M1E3 näib olevat neist eeskuju võtnud. Oodatava kaaluga umbes 60 tonni peaks M1E3 kõrvaldama enamiku liikuvusprobleemidest, mis olid varasematel Abramsi mudelitel. 21–23% kaalulangus võrreldes SFV3-ga peaks parandama M1E3 strateegilist liikuvust, sildade ületamise võimet ja paigutamise paindlikkust. See peaks tegema tohutu vahe Indo-Vaikse ookeani piirkonnas, kus infrastruktuuri piirangud, meretranspordi kitsaskohad ja hajutatud saareoperatsioonid on jätkuvalt peamised operatiivsed väljakutsed. See parandab ka strateegilist liikuvust Euroopas, võimaldades tankil ületada rohkem sildu NATO territooriumil ja laiendades transpordivõimaluste valikut. 2 uut funktsiooni parandavad veelgi M1E3 liikuvust, uus hübriidjõuallikas ja vedrustus. Uued kerged roomikud on pärit Ameerika Rheinmetallilt ning uus hüdrohüdropneumaatiline vedrustussüsteem on arvatavasti pärit Horchmani grupilt. USA on seda tüüpi vedrustust varem Abramsi tankidel katsetanud, kuid on otsustanud selle kasutusele võtta M1E3 puhul. Sa ilmselt mõistad, miks. Hüdropneumaatiline vedrustussüsteem võimaldab tanki kere tõsta ja langetada viisil, mis aitab parandada ellujäämist ja pakub muid operatiivseid eeliseid. Lisaks SEP V3 kaalu ja liikuvuspiirangute lahendamisele kõrvaldab M1E3 ka veel ühe SEP V3 operatiivse puuduse, mis paneb kulmu kortsutama nii operatiivplaneerijad kui ka Pentagoni raamatupidamisosakonna. SEP V3 gaasturbiinmootor muudab selle üsna kütusenõudlikuks. M1E3 pakub lahendust, mis muudab need kulmukortsutused naeratusteks. Uus hübriidajamissüsteem. Uus jõulekande konfiguratsioon sisaldab modifitseeritud Caterpillar C13T 6-silindrilist ridamootorit, mille võimsus on 1100 hobujõudu ning Saba AEGT 1075 LP käigukasti, mis sisaldab 250 hobujõulist elektrimootorit. Sellelt hübriidarhitektuurilt oodatakse tegevusraadiuse suurenemist ning soojus- ja akustiliste signatuuride märkimisväärset vähenemist. Samal ajal tagab täiendav pardal olev elektrivõimsus vajaliku energia tulevaste andurite, kaitsesüsteemide, suunatud energiaga tehnoloogiate ja elektroonilise sõjapidamise võimekuste jaoks. See peaks tagama, et tank jääb tulevikukindlaks, kuna lahinguvälja tingimused arenevad paratamatult edasi. Uue süsteemi poolt pakutav lisamobiilsus ja paindlikkus peaksid operatsioonidega tegelejatelt heaks kiitvaid noogutusi pälvima. Ja oodatav 40–50% kütusetõhususe paranemine peaks samuti olema sõjaministeeriumi raamatupidajate kõrvadele kui muusika. See pragmaatiline, kuid samas tipptasemel süsteem vastab samuti USA armee praegustele moderniseerimise prioriteetidele. Doktriin rõhutab väiksemat logistilist vajadust ja paremat vastupidavust lahinguväljal suurte lahingute ajal, kus kütusekolonnid on vaenlase droonide ja täppislöökide jaoks lihtne sihtmärk. M1E3 vähendatud kütusevajadus koos suurema liikuvuse ja paindlikkusega sobib selle põhimõttega suurepäraselt. Nüüd võite arvata, et väiksem kaal ning keerukam jõu- ja toitesüsteem tähendavad tõenäoliselt järeleandmisi muudes valdkondades, eriti tulejõu ja kaitse osas, mida M1E3 suudab pakkuda ning võib-olla ka meeskonna koosseisus. Aga mõelge uuesti. M1E3 ei tee järeleandmisi tulejõu, kaitse ega meeskonna ergonoomika osas. See hoopis täiustab neid. Üks silmapaistvamaid muudatusi võrreldes varasemate Abramsi variantidega on automaatse torni ja automaatlaadija kasutuselevõtt. Pierrelvaks näib olevat sama moderniseeritud 120 mm M256 siledaraudne kahur, mis on paigaldatud SEP V3-le ja teisele hiljutisemale Abramsi variandile. Tõenäoliselt on see ühendatud koaksiaalse kuulipildujaga. Huvitaval kombel on M256 kahuriga peatorni täiendatud väiksema teise torniga, mis on paigaldatud selle katusele. See teine torn kannab 30 mm Northrop Grummani M230 LF kahurit, mis kasutab 30 × 113 mm laskemoonaga.
Seega on M1E3L tegelikult 2 torni. See tähendab, et samal ajal kui põhikahur sihib tüüpilisi tankisihtmärke, hooneid, soomust, rasket tehnikat ja nii edasi, saab 30 mm kahur tegeleda nende tüütute droonide rünnakutega. Kuid need pole kaugeltki ainsad võimed, mida M1E3 tõenäoliselt lõpuks kasutusele võtab. Varajane prototüüp, mis esitleti jaanuaris Detroiti autonäitusel, oli varustatud Leonardo DRS stabiliseeritud siigsüsteemiga, elektrooptiliste ja infrapunakaamerate seguga ning kaugjuhitava relvasüsteemiga RVS EOS-ilt, mis asus tormi peal. Kaugjuhitav relvasüsteem oli varustatud 40 mm automaatse granaadiheitjaga, 7,62 x51 mm kuulipildujaga ja Javelini tankitõrjeraketiga. MyX-E3 täielik relvastuspakett võib veelgi laieneda, sealhulgas lisada uitlaskemoona heiteseadmeid. Tõepoolest, USA armee poolt hiljuti avaldatud kujutisel on tornikorvi taga nähtav struktuur, mille kohta kaitseanalüütik Martin Chomsky oletab, et see võib olla konteiner luureks mõeldud mehitamata õhusõiduki jaoks. Nagu näete, siis saates Sõjasaade ei korruta me lihtsalt samu pealkirju ja lugusid nagu kõik teised. Tuume teieni hetke kõige olulisemad lood, varustatuna andmete ja detailidega, mida vajate, et täpselt mõista, mis toimub ja miks see oluline on. Seega tellige kanal, et oleksite alati toimuvaga kursis. Mis puudutab kaitserelvastust, siis armee on teinud võrreldes SEP-V3-ga samuti dramaatilise muudatuse, eriti just aktiivkaitsesüsteemi ehk APS-i osas. APS on suhteliselt uuenduslik ja märkimisväärne täiustus võrreldes varasemate tankide kaitsetehnoloogiatega nagu plahvatusohtlik reaktiivsoomus ehk ERA. See soomus peatas tankitõrjeraketid, lahvatades laengud tanki kere peal, kuid sageli ka sõdurite läheduses, kes seisid sõiduki kõrval. Veelgi olulisem on see, et tanke ohustavad tänapäeval rohkem kui kunagi varem nutikad relvad, nagu laserjuhitavad tankitõrjeraketid, mille vastu APS ongi loodud. ESIP V3 on varustatud Iisraeli Rafael ADS Trophy HV-süsteemiga, samas kui eeldatakse, et M1E3 hakkab kasutama XM251 Iron Fisti. Mõlemad on algselt Iisraeli süsteemid, esimese tootjaks on Rafael ja teise tootjaks Elbit Systems. Kuid XM251 on tegelikult Elbiti algse M251 ameerikastatud versioon. XM251 on juba kasutusel Bradley jalaväe lahingumasina M2A4E1 variandil. Samuti oodatakse, et see integreeritakse 8x8 Strikeri ratastel kergetele soomukitele ja Bradley perekonna tulevasele asendajale, mille esialgne nimetus on XM30. Seega poleks üllatav teada saada, et Iron Fist paigaldatakse ka teistele kergematele soomukitele. Aga raskekaalulisel põhilahtil see on USA armee jaoks esmakordne ning see muudatus rõhutab uusi reaalsusi, milles tankid peavad ellu jääma ja edukad olema. See on sellepärast, et need 2 süsteemi esindavad 2 erinevat APS-i filosoofiat. Õhutõrje killustamise kaudu versus täppispeatus mürsu abil. Aga lihtsamalt öeldes pakuvad need väga erinevaid hävitusmeetodeid. Trophy HV kasutab haavlipüssilaadset plahvatuslikult vormitud läbistite või metallkuulide pilve, mis paisatakse läheneva ohuteele. See loob laia hävitustsooni umbes 10–15 meetrit sõidukist, mis hävitab tõhusalt laengupea. Vastupidiselt sellele tulistab Iron Fist välja miniatuurse kineetilise püüdurraketi, millel on väike kildlõhkepea. See jälitab füüsiliselt ohtu ja põrkub sellega kokku või plahvatab selle lähedal pikema kuni 30–50 meetri kaugusel, pakkudes täpsemat tabamust. 1870-näälane Trophy-süsteem kannab korraga 6 püüdurit. See on optimeeritud raskete ohtude nagu tankitõrje juhitavad raketid, ATGM-id ja granaadiheitjad RPG-d vastu, kuid mitte nii tõhus ülalt ründavate droonide või kineetilise energia ehk KE läbistajate vastu. Tunduvalt kergem, 440–550 naela kaaluv Iron Fist kannab oma standardses konfiguratsioonis 4 raketti ning sellel on integreeritud elektrooptilise segamise soft kill võimekus teise põlvkonna tankitõrje juhitavate rakettide ATGM-ide vastu. See on ainulaadselt võimeline tegelema KE läbistajatega nagu tankimürsud, tänu oma võimele tabada projektiili teravama nurga alt ja kaugemalt. See muudab sellega märkimisväärselt tõhusamaks droonide vastu. Kuna M1E3 on loodud ellujäämiseks KE ja droonirohketes olukordades, on näha, miks USA armee otsustas sellele üle minna.
Iron Fisti kergem kaal ja väiksem kõrvalmõjude ulatus sobituvad sujuvalt tanki uue doktriiniga tegutseda tihedas koostöös jalaväe ja droonidega. Samas kui selle võime tõrjuda KE läbistajad ja droone lisab kaitsekihi, mida Trophy pakkuda ei suuda. Kuid M1E3 kaitseomadused ei piirdu kindlasti ainult uue APS-iga. Tegelikult on see tank, erinevalt varasematest Abramsi versioonidest, loodud nii, et ellujäämisvõimalusi parandavad omadused on integreeritud otse sõidukisse, mitte ei toetuta niivõrd väliselt paigaldatavatele lisakomplektidele. USA armee ametnikud on kirjeldanud selle tulevasi kaitsevõimeid kui relvasüsteemidele omaseid. See viitab selgelt nihkele sisseehitatud ellujäämisarhitektuuride poole, mis ühendavad aktiivse kaitse, elektroonilise sõjapidamise, signatuuri vähendamise ja täiustatud soomustehnoloogiad. Kui sul oli vaja tõestust, et USA integreerib sügavalt Ukrainas saadud raskeid õppetunde, siis see on näide A. Siin on näide B. Tanki juhitakse kasutades midagi, mis näeb välja nagu päris mängukonsooli puit või spetsiaalselt selle sarnaseks loodud juhtpult. M1E3, mida USA armee demonstreeris 2026 aasta märtsis, kasutas väidetavalt Fanateci mängupuiti. Miks kasutada laialt levinud kommertslikku mängupuiti? Nagu kolonel Ryan Howell, M1E3 programmijuht, irooniliselt märgib, kulub nüüd noorele sõdurile selle tanki juhtimiseks vaid 30 sekundit, samas kui varem võttis see meil päevi, isegi nädalaid. Ta võis seal natuke liialdada väljaõppe kestusega, kuid ta tõi ka näite, mis tõesti näitab, kuidas mängupult muudab õppimise palju kiiremaks. Ühe konkreetse sõduri kohta ütles ta, kui me temaga esimest korda meeskonnajaamas maha istusime, oli ta juba armeest lahkumas, kuid ta aitas meid, andes olulist teavet disainiotsuste tegemisel. Ta ütles meile, kui ma oleksin teadnud, et saan töötada sellisel platvormil, oleksin ma armeesse jäänud. Just sellepärast kasutavad droonioperaatorid Ukrainas oma tööks mängu või mängustiilis juhtpulte. See on umbes 3,6 kuni 3,7 miljardi kirgliku mänguri jaoks üle maailma täiesti loomulik. Nüüd parandavad automatiseeritud tornid ja kasutajasõbralik juhtimiskonfiguratsioon tule kiirust ja tõhusust. Kuid just automaatlaadija kasutuselevõtt on ehk kõige olulisem uuendus M1E3 juures. Tegelikult on üsna haruldane, et USA tankidel või üldse lääne tankidel oleks automaatlaadija. Ajalooliselt on see olnud pigem Nõukogude Venemaa ja Hiina tankide eripära. Kuid on lihtne mõista, miks USA otsustas M1E3 puhul automaatlaadija kasuks. Selle kasutuselevõtt võimaldab tanki meeskonda ühe võrra vähendada, laaduri arvelt. Nii et kui ZV3 tanki juhtimiseks oli vaja 4 meeskonnaliiget, siis M1E3 jaoks on nüüd vaja vaid 3. Mis puudutab tanki sisemust, siis tähendab see rohkem ruumi ja M1E3 disainerid on seda ruumi targalt kasutanud, pidades silmas meeskonna ellujäämist. Väiksem meeskond asub nüüd soomustatud kapslis korpuse sees. See pakub tugevat füüsilist barjääri nende ja lahingumoona vahel, andes olulise kaitse võimalike laskemoona detoneerumiste eest. Vene tankide operaatorid peavad kadedusest rohelised olema. Abrams on kõigis oma versioonides alati olnud tuntud tugeva soomuse ja kõrge meeskonnakaitse poolest, eriti võrreldes Vene tankidega. Kuid isegi plahvatuspaneelidega on alati oht, et laskemoona plahvatused võivad meeskonnaliikmeid vigastada või tappa. Selle uue konfiguratsiooniga on see risk praktiliselt viidud peaaegu nullini. Eeldusel, et soomus on piisavalt tugev. Praegu on armee kinnitanud, et E3 soomuse tase jääb samaks nagu varasematel M1 tankidel, kuid millist konkreetset soomust lõpuks kasutatakse, pole veel selge. Tegelikult on uue tanki kohta veel palju otsustamata. See on ju alles prototüübi staadiumis. Armee ütleb, et loodab lõplikult valminud versiooni tootmisega alustada järgmisel aastal. Täpset ajakava mõjutab varaste prototüüptankide sooritusvõime operatiivüksuste katsetustes, mis on plaanis alustada 2027 aastal. Siiski on meil vedanud, et me praeguseks nii palju selle kohta teame. Esimese varajase prototüübi M1E3 ametlik esitlus Detroiti autonäitusel jaanuaris toimus aastaid enne programmi algset ajakava. Seniini avalikustatud teabe põhjal on selge, et M1E3 on julge avaldus. USA kavatseb säilitada raskerelvastuse lahinguvälja olulisuse tuleviku sõjapidamises. Ja veelgi enam, paljud on pidanud põhilahti tanki ajalooliseks reliktiks. Kuid selle asemel, et loobuda põhilahti tanki kontseptsioonist, kujundab armee Abramsi ümber tuleviku konfliktikeskkonna jaoks, mida mõjutavad tänapäeval Ukraina lahinguväljadel saadud karmid õppetunnid.
see on keskkond, kus ellujäämine sõltub sama palju elektroonilisest kaitsest, vähendatud signatuuridest, automatiseeritusest ja mobiilsusest kui traditsioonilisest soomuse paksusest ja tulejõust. Ja M1E3 paistab, et sellel on kõik olemas. Kas see on siis selle uue reaalsuse jaoks ülim tank? Peame ootama ja nägema, kuid tõenäoliselt pole see võitmatu. Mitte miski pole seda, vähemalt mitte kauaks, mitte kui droonid on kõikjal. Üheski kõrge intensiivsusega konfliktis ei saa ükski platvorm olla 100% kaitstud mehitamata õhusüsteemide eest. Segajaadest saab mööda minna fiiberoptiliselt juhitavate droonide ja muude vahenditega ning aktiivkaitsesüsteemid võivad lihtsalt arvulise ülekaalu tõttu ülekoormatud saada. Arvestades Ukraina rindejoonte praegust olukorda, tundub, et raudse rusika poolt ilma ümberlaadimiseta välja lastavad 4 püüdurraketti on pehmelt öeldes vähe. Aga see ei tähenda sugugi, et need kaitsemeetmed oleksid ressursi raiskamine. Kõrgetasemelises sõjas saab M1E3 kindlasti kaotusi, sellest ei saa kuidagi mööda. Kuid M1E3 uued omadused peaksid tähendama seda, et isegi kui tank pihta saab, võib meeskond ellu jääda ja järgmisel päeval uuesti võidelda. Ja kui see on kas või ligilähedaselt sama vastupidav kui tema eelkäijad, on tank tõenäoliselt ka taastatav. Loomulikult hoiame teid kursis, kui rohkem üksikasju avalikuks saab. Seega tellige kanal, et saada sellest esimesena teada. Uusi prototüüpe oodatakse väidetavalt suveks. Senikaua, et mõista, miks paljud arvavad, et tankid muutuvad iganenuks, vaadake seda videot Venemaa ajaloolistest tankikaotustest Ukrainas. Aitäh vaatamast!